ma usun, et mul oli aeg minna algkooli 4. klassi vist oli. Vene tänavalt läksin teise kooli ja see oli maksuline kool, see oli Lenderi kool. Alguses oli progümnaasium ja mida vanemaks said, seda läks treppidest kõrgemale ka. Kõrgem klass oli juba 5. korrusel. Ja sellel majal oli torn niisugune juures, käisid trepid keeruliselt. Oi, kui keegi sinna läks, oi. Ja kooli tundide vaheajal, jah, lapsed läksid välja küll jutustama ja kõndima, jalutama natuke. Aga oi, kui keegi uljakust tegi, koolist välja võtt. Ja rumalust ei tohtinud teha. Kui ma selle gümnaasiumi lõpuks lõpetasin, siis oli juba teine valitsus. Proua Lender, kes andis meile muidugi filosoofiat ja nii edasi, tema enam ei tohtinud õpetada. Ja siis oli meil need hommikused laulmised olid ära lõpetatud. Ja siis oli see raske aeg. Tatari tänaval elasime. Minu isa oli parajasti läinud Soome. Ema ja mina ja mu väike vend olime oma kodus. Ja me teadsime küll, et pommitamised käivad, aga ema ütles, ma lähen natukeseks poodi, et hoia sa oma venda. Mina hoian oma venda nagu silmatera. Aga varsti hakkasid pumm-pumm tulema juba. Ja ma ütlen vennale, et kuule, paneme soojalt riidesed, meil on õues peab igal ühel olema varjend. See oli niisugune korraldus. Ma ütlen vennale, et paneme soojalt riides, lähme sinna. Ei, siin on, kodu on meie oma, keegi ei tohi võtta seda. Tema arvas niimoodi. Läksid teed, läksid kohe otse varjendisse. Varjendisse sai otse majast, varjendisse sai külje pealt ja otsast. Teine ots oli viis kuskil teise tänava poole. Ja see pommutamine oli ikka väga kõva. Ja siis, kui kahe pommitamise vahel oli vahe, siis ema jooksis kuskilt sisse, ta oli poes käinud ja ta sai otsast sealt sisse, tuli ruttu, kus su vend on? Vend oli väikse poisiga, sõbraga seal mängima läinud, ei ole. Aga mina läksin vahepeal, pistsin ka pea välja ja vaatasin, maa tasa oli, ei ühtegi mingisugust müüri ega midagi ei olnud, maa tasa. Vesi vahest hüppas üles siit ja sealt. Ja mina harjun tapp, kus mu vend on. Ema ütles, et lähme vaatame, kus su vanaisa on, et ta ei kuule hästi. Lähme püüame ta kinni. Venna, ta leidsime ja venna ta andis sinna. Kaasüürilistel oli sama vana poeg. Nende juure hoiule, et me saime joostes minna vanaisa vaatama. Läksime vanaisa vaatama, vanaisa oli korras, oli oma asjad, mis tal oli kõik suure lina sisse või teki sisse kokku sidunud ja keset õue pannud ja majas välja. Ja siis tulime tagasi emaga ja hakkasid jälle pommitama. Ema ütleb, mu poeg ja jooksis minust kohe ruttu edasi, et tule mulle järele. Ema jooksis venda otsima ja mina panin siis järel nii ruttu, kui jõudsin. Ma ei raatsin vanaisaga maha jätta, ta oli mulle ka armas. Kui ma kohale jõudsin, siis ma ei olnud mitte kedagi enam, mitte kedagi. Ei olnud ema ega venda. Maa oli kõik tasane. Ma jalutasin, ronisin välja sealt varjendist ka ja mõtlen, no mis ma siin leen, ühtegi vundamenti ei olnud ega mitte midagi. Ma ütlen, ema, kus te läksite?
Ema jätsid tünni mulle. Ema enam ei vastanud kuskilt. Vanaisaga hakkasime vaatama, no kus nad läksid siis. Ümberringi olid maatasa, teised majad ka maatasa. Vanaisa ütles, et oota, ma tulen varsti tagasi. Ta tuli Labidaga tagasi. Ja siis me hakkasime kaevama kuskilt, mis tema arvas, et õige koht on kaevata. Ta kaevas seni kaua, kuni leidis augu, mis viis otse maja alla pesukööki. Pesukööki. Vanaisa teadis täpselt, mida teha. Mina lipsasin sealt läbi ja mida ma näen. Ema istus pesuköögis ühe pingi peal ja vend oli tal süles niimoodi. Ja venna pea oli tal otsast ära kukkunud. Oli pihta saanud. No mis sa ütled, no mis sa oskad ütelda? Ma ronisin ruttu vanaisa juurde. Vanaisa, mis me nüüd teeme? Midagi ei olnud teha. Vanaisa pea töötas, ainult mina olin rumal. Ma olin lihtsalt nii löödud, et ma ei oska midagi ütelda enam. Minu vennal oli pea otsast ära. No kuidas võis niimoodi pommitada? See oli siis nii, et ma olin täitsa üksi peale vanaisa. Isa oli Soomes, ema oli surnud ja vanaisa elas.